Tere, olen Veronika. Laura sisuloome mentorgrupis olen ma liige olnud juba ligikaudu aasta ja see on olnud üks äraütlemata inforikas aeg sisuloome poole pealt just. Ma liitusin sellepärast, et sisuloome on üks mu lemmikteemasid olnud viimastel aastatel ja olen sellega igapäevaselt tegelenud nii enda äride arendamisel kui ka klientidele pakun teenust. Ja kuna ma liitusin ka aastase kodulehtede tegemise programmiga, siis kogu see mentorgrupis saadud info on nagu väga marjaks ära kulunud ka kodulehtede tegemisel. Et minu kliendid näiteks ei ole pidanud ise üldse muretsema ega vaeva nägema kodulehe sisutekstidega, et selle ma siis olen kõik enda peale võtnud. Ja mõtle, kui palju lihtsamaks teeb see ettevõtja elu. Mis meil seal grupis siis toimub? Meil on 2 korda kuus on live kohtumised. Üks on siis koolitus, mille Laura ette valmistab. Ta muidugi küsib ka meilt arvamust, me hääletame ja parim teema võidab. Ja küsimuste vastuste kõnes saame me tagasisidet. Näiteks analüüsib Laura siis osalejate sotsiaalmeedia tekste, blogitekste, enese tutvustusi, kodulehe tekste. Mina liitusingi ka sellepärast selle grupiga, et Laura tekstid mind väga kõnetasid ja mulle tundus, et see on täpselt see, ta rääkis täpselt nagu minuga, et ma ei tahtnud sellest ilma jääda, ma tundsin, et vot just täpselt seda mulle ongi vaja. Mis mind on väga üllatanud selle grupi juures on see, et isegi kui sa mõtled, et sellest teemast ma niikuinii juba tean, ma olen osalenud juba koolitustel ja nii edasi, aga iga kord tegelikult olen mina saanud sealt ikkagi jälle uut infot. Ja see on nagu nii lihtsasti ja ausalt Laurel lahti seletatud ja räägitud, et sa saad seda kohe kasutada oma brändi sisuloomes. Ja minu kõige suurem kasu võib-olla või uus teadmine oli see, et ma ei olnud SEO-ga väga palju varem kokku puutunud. Ma teadsin küll, mis see on, aga et kuidas seda nagu kasutada brändi nähtavuse tõstmiseks. Ja vot sellest teemast mul on küll ka väga palju kasu olnud. Jällegi, et olen enda ärikodulehe valmis teinud ja arvestanud märksõnadega ja ka klientide lehed. Nendega on niimoodi, et ma ei teegi enam ühtegi lehte, et ma ei uuriks enne märksõnu. Et see on ikkagi igati väärt teadmine, sest täna on ju nii palju pakkujaid igasugustes valdkondades ja konkurents on väga suur, et siis on hea teada, kuidas seda sisu luua niimoodi, et sa siis eristuks ja ka otsingutes välja tuleksid. Mis on veel hästi suur pluss minu arvates on see, et Laural on kogu see grupi tegevus ja sisuloome siis endal ka väga strateegiliselt paika pandud ja korraldatud. Näiteks, et meil on küsimuste-vastuste kõne ära. Ta küsib kohe Facebooki grupis sinna alla tagasisidet ja osalejate mõtteid ja juba varsti potsatabki postkasti e-kiri, kus ta siis juba toob ka kellegi tagasiside seal välja, nii et igati läbimõeldud sisuloome, millest ka tasub eeskuju võtta. Ja seltskond on hästi tore, on ettevõtjad, kes arendavad oma brändi või siis teenusepakkujad ja ma soovitangi tegelikult osaleda selles grupis kõigil ettevõtjatel, kes ise loovad sisu enda brändile ja kindlasti ka turundajatele, virtuaalsetele assistentidele, kes pakuvadki sisuloome teenust igapäevaselt. Et igal juhul on see väärt investeering ja kindlasti soovitan liituda.